Hea matkaja, oled jõudnud Treimani rahvamaja juurde, mis asub Männimetsaga kaetud luiteveerel mõnisada meetrit Treimani bussipeatusest. Sama palju ka merest. See on maja, mis kohalikule rahvale on tähtsaks kultuurikeskuseks. Selles majas asub ka raamatukogu ja avalik internetipunkt. Tere tulemast Treimanisse! Esmalt sellest, kuidas Treimani oma nime sai. Küla nimi Treimani, Treimansdorf, 3 mehe küla, on legendina sündinud. See juhtunud 1710. aasta suvel, Põhjasõja aegu, kui Riiast Pärnu poole tulnud pikki rannajoont Vene sõjavägi, kes halastamatult rüüstanud, põletanud ja tapnud. Öeldi, et Riia ja Pärnu vahel polevat sellel ajal kuulda olnud ei kukelaulu ega koerte haukumist ning püsti polnud ühtegi aiateivast. Vähe sellest. Koos sõjaväega toodi Riiast kohale ka katk, mis justkui vikatiga küla inimestest tühjaks niitis. Ühe müüdi järgi jäänud kellu vaid 3 meest, kes läinud siis häädemeestelt omale naisi otsima. Ja hääd mehed siis andnudki neile 3 naist ja säält saanud eluvõimaluse uueks jätkuks. Riia poolt Treimanisse tulles läbisid sa rannaäärsed Ikla ja Metsapoole külad. Juba 13. sajandi Henriku Liivimaa kroonika räägib liivlastest põhjapoolses Metsapoole maakonnas. Oled jõudnud alale, kus muiste elanud liivlased. Liivlased on Läti põlisrahvas. Kunagi elasid liivlased ümber kogu Liivi lahe, kuid 19. sajandi keskel võis liivi keelt kuulda vaid Liivi lahe idakaldal Eesti ja Läti piirialal. Oskar Loorits on põhjalikult uurinud liivi rahva usundit ja kogunud hulganisti pärimuslugusid, kus kirjeldatakse seda, kui külla jõudnud katk. Siis esiti jooksnud küla mööda üks noor mees, kes hoidnud oma pea kohal käes musta rätti ja vehkinud sellega, ise karjunud täiest kõrist. Põgenege, põgenege, katk tuleb. Enda lähedale polnud ta kedagi lasknud, sest teadnud, et see, kes temaga kokku puutub, see kindlasti katkuga sureb. Kõik, kes külas tema karjumist kuulnud, jätnud kohe paugu pealt oma tegemised sinna paika, pannud kärmesti vankrisse oma lapsed ja asjad, mis kätte sattunud, ning põgenenud seejärel soo taha metsa. Katku pärast hoidnud kõik pered omaette. Too noormees, kes esiti teisi katku eest hoiatanud, jooksnud aga lõpuks end hingetuks ja kukkunud väsimusest maha. Seda näinud pealt teine noorepoolne mees, kes kohe selle musta räti üles võtnud ja lehvitama hakanud ja edasi jooksnud inimesi hoiatama, hüüdes samuti põgenege, katk tuleb, põgenege, katk tuleb. Ent temagi jõud sai nõnda joostes lõpuks otsa, kuni ta surnult maha kukkus. Sellest arvatakse, et liivlased olnud igati sõbralik ja üksteise jaoks alati abivalmis rahvas. Iseend valmis ohverdama selleks, et teistel võimalik ellu jääda oleks. Üks teadmine, mida anti edasi justkui käsku, oli see. Igal põlvkonnal tuleb rääkida oma lastele. Kui kuuldakse karjumist, katk tuleb, siis võetagu jalad selga ja kupatatagu kohe kõik metsa, mida kaugemale, seda parem. Ja ärgu vaadatagu mitte
võtte tagasi ja ärgu hakatagu siis varandust peitma, sest varanduse saavad igaüks tagasi, kui aga ellu jääb, aga tervist ja hinge ei andvat mitte keegi enam tagasi. Naiste muinasaja riietus oli rikkalik ja rõõmsa iseloomuga. Valge särgi peal kandsid naised pikka tumesinist või pruuni õlgadel kinnitavat pihikseelikut, selle peal kuube ja villast suurrätti, mida nimetati sõbaks. Sõba nurki ehtisid pronksist valmistatud spiraalide ja rõngakestega tutid. Rõivaste kinnitamiseks kasutati kilpkonnasõlgi ja uhkelt kaunistatud rinnakeed. Liivi rahvakultuuris on eriliselt tähtsal kohal olnud linnud. Kevadine pööripäev on kandunud liivlastel lihavõtteaega. Siis on rändlindude saabumise aeg ja toimub ka tähtis lindude äratamine. Ja sügisene pööripäev on kandunud Mihklipäevale, ühes sellele järgneva hingede ajaga, mil rändlinnud meilt jälle lahkuvad. Just rändlinde on arvatud elu toojatena ja viijatena aastast aastasse. Seda, et linnud liikudes taeva all lindude teel on pidanud sidet siinse maise ilma ja teise ilma lahkunute, surnute vahel. Arvati, et lindudesse siirdub inimese hing suremisel, mis siis linnuga koos teise ilma rändab ja sealt kunagi jälle linnuna siia ilma tagasi tuleb. Oskar Looritsa kirjeldustes liivlaste lihavõtte tähistamisest kõneldakse tihti sellest, et lihavõtte varahommikul peab minema linde äratama. Selleks mindudki randa künka peale, kuhu pistetud ehitud kuusk ja lauldes antud oma palvesõnum. Hääd linnud meie maale, hundid karud muule maale, lihavad lestad meie merre, lahjad lestad muusse merre, hääd poisid meie külla, hääd tüdrukud meie külla, halvad poisid muusse külla, halvad tüdrukud muusse külla, linnukesed, nüüd teie aeg on üles tõusta. Lapsedki laulnud kaasa, seejärel jagatud kõigile saia ja maiustusi. Mõni suutäis heast paremast tuli panna ka kuuse külge linnukestele toiduks. Lihavõtte hommikul siis üteldi veel, et päike pidi tantsima ja häämeelt tuntud sellest, et päästja on tõusnud ülesse. Ja usuti, et soovid, mis inimene seda päikese tantsu vaadates mõtleb, need soovid lähevad täide. Veel on Oskar Looritsa liivlaste lihavõtte kommetes kirjeldatud, et taluperemehed tahtnud väga, et juba lihavõtte öösi poisid tüdrukud viljapõllud kuuskedega ära ehiksid. Siis pidada kasvama hea viljasaak. Varahommikul tuli aga tuua metsast oksi, vitsu, millega vitsutati, peksti inimesi ja loomakarja, mille peale polnud aga keegi pahane, sest vitsutamise läbi kombe järgi sooviti tervist, õnne ja häid asju. Nii käinud poisid vitsutamas talust talusse, endil korvid käes ja kiirenud nad sinna juurde kõva häälega ja muidugi küsitud ikka, anna mune, ja tüdrukud või perenaine siis andnudki poistele mune. Lihavõtte öösi olid kõikide majade uksed lahti, sest munemise peksjad pidid jõudma platsi juba siis, kui pererahvas alles magas, aga peksutada oli luba vaid päikese tõusuni. Kui päike juba tõusnud oli
siis pole lubatud enam peksa. Igas talus on nende munemise peksjate jaoks olnud laud kaetud ja kõike toitu sinna peale pandud, ikka kakku ja liha ja piima ja õlut. Kus need peksjad käinud on, Säältalus oldi hommikul nii rõõmsad ja kõneldi sellest, kuidas keegi oli peksa saanud. Kes sai vastu kintsu, kes sai käe pihta, kes kõhu peale, kes kõige pehmemasse kohta. Kuid nendes taludes, kus peksjad pole käinud, Sääl oldi õnnetud ja kõneldi, et ei tea, miks küll meie juurde ei tuldud. Ootasime ju. Ja nõnda jäänud nad siis ootama suurest lootuses, et ehk tulevad need munapeksjad järgmisel aastal. Kuna liivlaste muinasaegsed keskused asusid jõgede ja teiste veekogude ääres, siis on nende elutegevus olnud paljust seotud merendusega. Mitmetest said purjelaevade ehitajad ja merehariduse edendajad. Meeste põhiline tegevusala oli kalastamine, püüti kilu, lesta, turska, heeringat, angerjat ja teisi kalu. Naised tegelesid kalatöötlemise, võrkude parandamise, loomapidamise ja põllutöödega. Põhiliselt kasvatati kartulit ja teravilja. Lisa teeniti ka metsatööde, tõrva põletamise, marjade ning käbide korjamisega. Küllap on hea teada, et liivlastel on oma hümn ja oma lipp. Hümni viis on sama, mis Eesti ja Soome hümnidel. Viisi autor on saksa päritolu Soome helilooja Friedrich Pacius. Sõnade autor on Liivi luuletaja Kõrli Stalte. Liivlaste sinivalge roheline lipp sümboliseerib liivlaste kunagist elukeskkonda. Liivi kalur sai oma põhitoidu merelt. Seda sümboliseerib sinine lipuvärv. Merelt ranna poole tagasi vaadates on taamal liivarand, mida sümboliseerib lipu valge värv. Ning siinset metsaviirgu sümboliseerib lipu roheline värv. Liivi keel on lisatud ka UNESCO ohustatud keelte nimekirja. Liivlaste vaimne kultuuripärand on tohutult rikas. Seal leidub palju erinevaid kombeid, traditsioone, uskumusi, legende, igat sorti olendeid, haljaid ja palju muidki tähenduslikke tegelasi. Suure au sees on folklooris emad ja isad, näiteks talveisa, tuuleisa, külmaisa, pakaseisa, tormiema, mereema, sooema ja nii edasi. Üks enim armastatud Liivi legende pajatab merepulmast. Et see on väga armastatud lugu, võib järeldada sellestki, et suulise pärimusena palju kordi ikka ja jälle edasi jutustatud lugu on iga jutustaja poolt saanud juurde uusi nüansse, uusi värve, nõnda rahvajuttudega toredasti ongi. Aga kohe räägin sulle siin ühe versiooni merepulmast. Üks kalamees läinud vaikse ilmaga ööseks merele, heitnud võrgud ja ankru merre ja jäänud paati kala ootama. Ajaviitmiseks olnud tal alati kannel kaasas ja nii hakanud ta seal kannelt mängima. Kuid siis äkki ilmunud veest välja imekaunis merineitsi, kes ütelnud kalamehele, et mereema palub kalameest,
et see tõstaks oma paadi ankru teise paika. Vee all merepõhjas olevat parajasti pulm, aga ankur seisvat lossi künnisele ees ja pulmarahvas ei pääsevat sisse. Kalamees liigutanudki lahkelt paadi ankru teise paika ja siis kutsunud merineitsi kaluri endaga pulma kaasa. Kalamees läinudki. Lõpuks jõuti merepõhja, kus olnud suur ilus loss, teokarpega kaunistatud tõld, kus 4 meresiga olnud rakmete sees, tõllas istunud noor paar, kuldkroonid pääs, säälsamas saatnud tõlda igasugu merekalad. Veel olnud seal väga palju rahvast, kes kõik olnud ta vastu väga lahked ning hääd, et tal kannel kaasas olnud, palutud tal seda ka mängida. Ilusate muusikahelide üle olid pulmavõõrad väga rõõmsad olnud ja teda kostitati igat sorti söökide ja jookidega. Tantsiti ja peeti mererahva pulma. Pulmas olla kõik kõnelnud ainult liivi keelt. Ta olnud seal merepõhjas ära juba vähemasti 3 päeva ja ööd, kuni korraga talle meelde tulnud tema oma paat ja kalavõrgud. Nii ta kuulutanudki pulmalistele, et tal tuleb ära minna, sest lõpuks peab ta ju oma koju tagasi jõudma. Mispeale mereema palunud pruudil hääle kalamehele tänukingiks anda peenest purjeriidest rätiku, mis pidi andma püügiõnne ja muu rikkuse viimse elu lõpuni. Kalamees olnud väga tänulik, jätnud hüvasti, võtnud merepinnale jõudes oma paadi ja kalavõrgud, mis olnud kalu nii täis, et ta suure higi ja vaevaga seda kupatust tõmmata jõudnud ning lõpuks saanudki ta õnnelikult koju, kus ees leidis oma pere, kes kurvasti laua ümber istunud ja kibedasti pisaraid valanud, sest pidanud pereisa uppunuks juba. Aga õnnelik kala- ja pillimees andnud oma perele teada, et tema hoopiski merepõhjas uhkes lossis pulmas olla käinud. Esiti ei tahtnud keegi seda lugu uskuda, kuid õnneks oli tal olemas pulmast saadud tänukink ja kui ta seda näidanud ja kogu loo juurde rääkinud, jäädud tema juttu viimati uskuma. Ja see kingitud rätik olnud justkui ime. Ei kulunud ta kunagi ära, seda antud edasi kingituseks põlvest põlve ja nii olnud alati sellel, kes parajasti räti omanik, võrgud kala täis ja rohkesti jagunud talle veel muud õnne sinna pääle. Vot selline lugu liivlaste merepulmast. Tänan, et tulid meie matkarajale ja said osa väikesest ekskursist Reimanis. Kui soovid liivlastest ja Liivi kultuurist rohkem teada saada, siis leiad allika internetist Liivi kultuurikeskusest aadressil livones.net.